Tere, Mart! Tere! Räägime täna sellest, kuidas ja kas on inimesel võimalik oma minevik maha jätta. Me tuleme kõik mingisugusest taustast ja me tihti sünnime olukordadesse, mida me ise ei ole valinud. Ja selle tõttu meiega kaasa tuleb üks teatud ports asju, elu, olukordi. Kas on võimalik inimesel oma minevik selja taha jätta ja kui on võimalik, siis mismoodi? See on tõepoolest võib-olla üks kõige tähtsamaid asju meie elus üldse. Ja me kõik ju vaevleme mingite mineviku mälestuste, haavade või ebaõnnestumiste või läbikukkumiste või meile tehtud ülekohtu või millegi sellise nagu taaga all ühel või teisel viisil. Kõige parematest kodudest kasvanud lapsed selgub, et on ikkagi kuidagi haavatud. Ja ei saa seda kuidagi kirjutada nende vanemate alvel, et nad on olnud halvad vanemad või et neil on olnud see või teine puudus. Fakt on lihtsalt see, et ideaalseid inimesi ei ole ja ei ole ka ideaalseid olukordi. Ja selles mõttes, et lapsed teinekord loevad asjadesse sisse, mida seal ei ole. Ja kahjuks on ka see, et nad tihti ei räägi oma vanematele, mis nad arvavad. Mu oma perekonnas on üks selline juhtum, minu enda laste seast üks. Hakkas äkki tegema ja arvama asju, mida me ei olnud mitte kunagi öelnud. Ma ei tea, kust ta selle võttis, kuidas ta sinna üldse jõudis ja ta ei avaldanud meile ka seda, et ta niimoodi mõtleb või et ta üldse selline probleem on. Enne kui see oli juba tükk aega olnud, siis me olime hämmastunud, et kust sa nüüd selle said. Aga see ei vähendanud nagu tema piina või haava. Et ta siiamaani terveneb veel sellest ikkagi. Et sellel on nii pikaajaline mõju olnud. Aga see on lihtsalt näide ja ma mõtlen, et ei ole tähtis, mis asi meid on piinanud või haavanud. Tegelikult on niimoodi, et Jumala sõna kohaselt me saame neist asjadest välja astuda nii nagu vanast sussist. Ma olen ligi 25 aastat töötanud vanglas vabatahtlikuna ja ma näen pidevalt inimesi, ka väljapool vanglat, aga ka vanglas, kellel on kõik eeldused, et elada normaalset elu. Nad on mingi eksimuse teinud, nad on kuskil mööda pannud, nad on kuriteo sooritanud, nad on karistusasutuses, aga see mitte mingil viisil ei peaks määrama nende tulevikku. Sa vaatad, neil on olemas intellekt, neil on olemas võime õppida, neil on olemas anne, neil on kõik asjad on olemas. Kui ainult saaks selle nagu mõtteviisi nendest välja, et nad on nagu rööpa peale pandud. Ja meil endil on samasugune tunne, me lihtsalt võib-olla ei taju seda nii või ei sõnasta seda endale niimoodi nii tihti, et me oleme mingi rööpa peale. Kui sinult küsida, miks sa oled selline, nagu sa oled? Enamik inimesi vastaksid, et mul ei ole teist võimalust. Ma olen vormitud asjaolude poolt selliseks, eks ole. Ja ma peangi selline olema. Ja siin on natukene enesekaitset ja natukene eneseõigustust, eks ole. Siin on natukene sükest enesehaletsust ja kõik. Need on kõik sellised komponendid ja need on tegelikult niisugused üksikud asjad põimuvad selliseks kurikavalaks võrguks kokku. Ja see hoiab meid üsna kindlalt kinni nagu ämbliku võrk kärbest. Ja tegelikult me ei peaks seal üldse olema. Me võime kõik need põhjused, mitte ükski neist ei ole nii pädev, et ta peaks meid naelutama kinni selle koha peal, kus me oleme. Sest et me saame minna edasi, kui me teame, kuidas minna edasi. Et väga paljud inimesed küsivad näiteks saatuse kohta. Kas saatus on olemas? Äkki mul on saatusest määratud ollagi selline jobu näiteks. Või äkki ma olen saatusest määratud olema mingisugune superkangelane või mis muud sellised asjad, eks ole. Tegelikult ja teine tuleb ja ütleb, et tead, et minust ei saa mitte midagi. Sest ma tulen sellisest kodust, eks ole, mul ema oli selline, isa oli selline, mul ei ole mingid erilisi andeid, ma koolis olin selline, minu üle naerdi või see või teine või kolmas ja sellepärast ma olengi selline. Ja tegelikult ta ei ole selline, mitte kuskil ei ole kirjutatud, et ta peaks selline olema. Ainus asi, mis teda sellisena defineerib, on see tema enda pea, see pilt temast endast, tema enda peas. Ja võt siin tuleb nüüd evangeelium sisse, nagu kõige võimsamalt. Ja Jumal ütleb, et see vana inimene on surnud, ta on ära surnud, ta on ära tapetud. Ja teda ei olegi enam olemas, et Jumal ei ürita meie sees kuidagi seda vana mingil viisil natuke parandada, vaid ta teeb täiesti uue. Ja siin ma peaksin kindlasti kommentaarina sisse tooma, et sa räägid inimese suremisest, aga siinkohal me räägime ju vaimse inimese suremisest, mitte siis füüsilise inimese surmast. Jaa, kindlasti mitte. Me räägime kindlasti vaimsest surmast või ütleme sellest vaimsest aktist, millega see vana inimese, nagu selle vana inimese meelevald nagu katkeb või lõigatakse läbi. Et tal ei ole enam meelevalda nagu hoida meid kinni. Sest et Jeesus identifitseerib selle vana asja nagu selle ahela või selle ämbliku võrgu, kus me kinni oleme. Ta identifitseerib selle niimoodi, et see on nagu see, kuidas öelda,
ta on see kurjus või see on patt või see on see patune eluviis või iseenesele elame isekas, Jumalale vastandunud mässav eluviis. Ja ta ütleb, et seda nimetab Uus Testament kohati ka lihalikuks eluviisiks, mis tähendab, et sa elad oma kirgede, oma tungide, oma ambitsioonide, oma jonni, oma eneseõigustuse ja siukse kõige nende asjade järgi. See on suur komplekt, eks ole. Ja ta ütleb, et kui sa niimoodi elad ja siis seda üritad kuidagi väänata nagu Jumalale meelepäraseks, ta ütleb Rooma kiri 8. peatükk, et see ei ole üldse võimalik. See asi ei alistu Jumalale, ta ei hakka ka kunagi üldse alistuma. Et sa võid seda ainult üle võõbata mingisuguse religioosse võõbaga või ütleme, teha natukene seda nagu väliselt kaunimaks, võid omandada natukene religioosse käitumismustri. Aga need asjade olemus, need juurikad sinu sees ei lähe mitte kuskile ja mida sa tulemuseks saad, on enamasti lihtsalt nii-öelda varjatud, peidetud kurjus. Ja võt siin on muide põhjus, miks väga paljud inimesed ütlevad usklike kohta, et need on silmakirjatsed, eks ole. Et mismoodi siis, eks ole. No aga sellepärast, et need samad asjad lihtsalt on natuke peidetumal kujul. Ja on omandatud nagu teine subkultuur, kiriklik subkultuur või siis niisugune kõne või žargoon, eks ole, või mingisugused harjumused või osatakse õigel ajal püsti tõusta kirikus ja istuda ja laulda kaasa, teatakse sõnu ja nii edasi. Ei, no tore, aga see ei muuda elu. Me räägime täna elust, mis tegelikult aitaks seda minevikku maha jätta. Ja siin nagu mina jaotaks need tegurid nagu kahte asja. Ühed on objektiivsed tegurid. Ja objektiivsed tegurid on nüüd need, millega me peame arvestama. No see on meie sünnipära, kas see on mees või naine, kas sa oled ilus või kole, oled sa paks või veinike, oled sa andekas või vähem andekas, eks ole, või vähemalt ilmselt milleski vähem andekas või ilmselt milleski rohkem andekas. Või kas sa oled siis selles või teises maakohas sündinud, eks ole, kas sa oled lähemal nagu hariduskeskustele ja võimalustele, kus ütleme, suurlinnades on need ikkagi paremad mingil määral kui ääremaadel ja nii edasi, nii edasi. Need on kõik niisugused tegurid. Need on tegurid, mida me muuta ei saa enamasti. No ütleme jah, võib-olla dieediga sa saad oma kehakaalu alla ja minul on ilmselt seda vaja teha, aga ütleme, et küsimus on selles, et see on midagi niisugust, mida me enamasti teha ei saa. Paljud inimesed isegi dieediga ei saa oma kehakaalu olla, lihtsalt sest, et nende geneetika on teistsugune. Ja palju muid selliseid asju ja ütleme, nendega on nüüd niimoodi, et ometigi need ei pea meid lõplikult defineerima. Et need on objektiivsed tegurid ja neid on võimalik ületada. Tähendab, need on raamistikuks küll, nad on nii-öelda kaardid, millega meil tuleb mängida. Ütleme nii, et kui su kaardimängus sa saad viletsad kaardid kätte, alguses võib-olla ei saa nii hea. Ei ole sul ässad peos kohe, eks ole, kõik või mastirida. Aga nendega on võimalik midagi teha. Need ei ole ometigi kõik piiravad tegurid. Mingis osas nad piiravad, aga need ei ole absoluutselt, nende piirang ei ole absoluutne. Aga teine osa on nüüd vaimsed tegurid, millest me enne rääkisime, eks ole. See on see iseennase pilt, need mõjud, muljed, haavad, ambitsioonid, uhkus, kõik kogu see asi ja siis mida me ise selle kõige otsa arvame. Sest inimene sageli elab nagu mitte teadlikult oma elu juhtides. Väga vähe inimesi elavad niimoodi, et nad haldavad oma elu nagu kapten laeva, kapteni sillalt. Võt, ma teen siin teadliku valiku ja võt siin pööran siia ja siin pööran sinna, eks ole, selle panen kinni, nüüd siin tagasi käik ja tehke see trümmiluuk lahti, eks ole, viige see ja teine ja kolmas, neljas. Aga enamik inimesi ei oska niimoodi mõelda. Ja sellepärast enamik inimesi teeb seda niimoodi, et nad lihtsalt elavad nagu tunnelis. Nad on kas millestki täiesti sisse võetud näiteks. Kas nad on oma mees-naissuhetest sisse võetud, või nad oma karjäärist sisse võetud, või nad on oma, ma ei tea, bändist sisse võetud, kus mina olin, eks ole, või siis me oleme mingist muust asjast sisse võetud, eks ole, või on mõnest sõltuvusest sisse võetud ja me elamegi niimoodi selle sõltuvuse nagu või nende asjade sees ja me oleme nagu mingisuguses mustas tunnelis. Ja meil puudub igasugune võime üldse midagi teha. Me ainult ajuti nagu tuleme pinnale ja näetame, soo ja kõige muud asjad on ka olemas. Me katsume selle kõige eeskätt mingi kooli lõpetada ja kuidagi abielus olla või mingi tööpaika säilitada või mingit isegi karjääri teha ja nii edasi. Aga väga sageli inimesed kaotavad selle võitluse. Ja miks pärast? Ja sellepärast, et nad ei suuda sealt kuidagi väljuda ja nad ei saa ühtegi korda kätte seda kapteni nagu silla tunnet. Ja mul on terve elu nüüd vaatan üle ja ma haldan tegelikult teadlikult tervet oma elu. Väga paljud isegi ei istu maha kunagi ja mõtle, et mis mu tegelikus elus üldse toimub, kuidas ma saaksin seda juhtida. Milline siis on minu minevik ja mis on selle objektiivset, mis on subjektiivset, eks ole. Ja millised on need tegurid, mida ma peaksin täna muutma, et ma jõuaksin teise kohta. Et kus ma pean nagu teise tee valima, eks ole. Ja sellised asjad, need subjektiivsed tegurid ja need vaimsed tegurid on just need, millest Jeesus räägib kõige rohkem. Ja need on tegelikult kõige rängemad.
kas siin ei ole jällegi, kui sa nüüd räägid kaptenisillast, et see oht, et paljud inimesed ei ole üldse võimelised isegi mõtlema niimoodi, nagu sa räägid kaptenisillal olekust, et pigem on niipidi, et elu juhib neid. No just, mõtlengi, et nad on tunnelis või nagu neid viiakse lihtsalt. Jah, täpselt seesama asi. Ei saagi sinna sellesse. Jah, ei olegi võimalik nagu pääseda. Aga võt, sellele saab teha järsu lõpu. Ja võt, see on, millest nagu tahakski rääkida, et kui inimene tuleb Jumala juurde ja ma ei mõtle siis midagi, mingit religioossust, vaid ma mõtlen, kui ta taipab ühe asja, et Jumal oma sõnas ei ole tahtnud inimestest mingisugused usklikke, ma ei oska öelda, niisugused ajuhälvikuid teha, kellel puudub mõtlemisvõime, initsiatiiv, analüüs, kes ei tohi esitada üldse mingeid küsimusi, kes peavad võtma kõike vastu ülevalt, mis on paratamatu ja püha ja nii edasi umbes nii. No nagu kergelt Runnerit tsiteerides siin. See tegelikult ei ole üldse niimoodi. Kui sa vaatad, Jumala ütleb Piiblis inimesele kõigepealt, sa pead, kulla inimene, mõtlema. Sa pead analüüsima. Sa pead tegema plaane, eks ole. Sa pead võtma, olema nagu aktiivne selles mõttes, kui sa oled lõksus. Ära jää istuma, tee midagi. Kõik Vana Testamenti, Uus Testamenti ühes korras karjuvad, tee midagi ometi. Ta ütleb, ära pane kõik oma mune ühte korvi ja nii edasi. Ta õpetab sulle strateegiat, kuidas elada. Ja samas ta ütleb niimoodi, et kui sa tuled Jumala juurde, siis esiteks sa aru sellest, et on Jumal mingisugust reeglid andnud inimesele. Ja need on need reeglid, mis aitavad sind tegelikult edasi. Teiseks, sul on Jumalat antud nagu võimalik saatus, millesse sul on võimalik siseneda. Ta on sind millegi pärast teinud ja millegi jaoks teinud. Sul on võimalik selle saatuse sisse astuda. Okay? Kolmandaks, sul on võimalik läbi lõigata need sidemed, mis sind kinni hoidsid. Nii sinu ümber, aga kõige tähtsamad ka sinu enda sees, sinu vaimus, sinu hinges, sinu mõistuses. Selleks on vaja muuta sinu minapilti. Ja siin on nüüd vaja nagu objektiivsed tegurid. Ja objektiivset välist jõudu, mis tuleks ja muudaks selle, murraks selle orjuse ahela katki. Ja võt see on nüüd see, mida Piibel ütleb, et Kristus on tulnud ja ta on võtnud selle võla ja ta on sinu ees surnud, et sina ei peaks surema nende asjade kätte. Tema on tapetud selle eest, et selle lunastushinna läbi sina saaksid vabaks. Ja kui sa tuled Jumala juurde ja ütled, et Jumal, palun kohanda Jeesuse lepitusverd mulle. Ma tahan, et see, kõik see minu kurjus ja minu rumalus ja mustus ja rikutus ja kõik, kogu see savi, kõik mu kompleksid ja sõltuvused ja kõik need asjad ei omaks minu üle enam meelevald, et ma võiksin ükskord ometi olla vaba tõusta sellest välja. Siis Jumal kuuleb seda palvet ja kui sinu soov kurjusest ja sellest värgist vabaneda ja tulla täielikult Jumala kontrolli alla on ehtne, Jumal kingib sulle selle. Ja selleks ei ole vaja mitte kedagi teist, selleks ei ole vaja isegi kirikut, selleks ei ole vaja kirikuõpetajat, selleks ei ole mitte midagi vaja. Sul on vaja Jumala sõna, uskuda sellesse, teha seda. Ja see asi hakkab sinu jaoks toimima. Sest Jumala vägi on kättesaadav 24/7 igal pool. Mina hüüdsin teda appi kunagi Katlamaa ja põrandal kuskil. Ma olin veel pool pudelit konjakit ära joonud. Ja Jumal kuulis mu palve, et mu elu muutus, eks ole. Ma olen teda otsinud kempsust, sellepärast, et mu numbritoas käib selline pidu, et mul ei ole võimalik seal olla. Eks ole. Ja nii edasi, ja ta on kuulnud mu palve. Et see koht ei ole tähtis. Tähtis on see, et inimene esiteks otsib, ta hüüab ja teiseks, et ta usub sellesse. Et sa pead mõistma oma südamega, et need asjad on reaalsed ja sa haarad neist kinni. Ja nüüd tuleb Jumala vägi sekkuma nendesse asjadesse. Ja nüüd järgmine asi, mida sa pead tegema, on see, et sa pead laskma Jumalal defineerida, mis ja kes sa nüüd oled. Ja ta on öelnud oma sõnas täiesti täpselt, kes on uus loodu. Ta ütleb, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus elukas. Ta on uus loodu, eks ole. Ja nüüd lase tema ütleb sulle, kes sa oled ja mis sa oled. Nagu üks vene noormees ütles, et ma teadsin, et ma olen uus, kui ta selle protsessi läbinud, et ma olen uus inimene, ma olen teistsugune inimene. Milline inimene ma veel ei teadnud, aga ma olen uus, seda ma teadsin. See oli nii armsasti öelnud ja see on täpselt niimoodi. Ja nüüd las tema hakkab sulle rääkima, kes sa oled. Ja las tema ütleb sulle, mida sa suudad. Ja las tema ütleb sulle oma sõna läbi ja oma vaimu ilmutuse läbi sees sinu südames. Et sinu süda koos Jumala vaimuga näeb Jumala sõnast seda. Ja vaim kinnitab, et see on nii, et see on sulle. Ja niimoodi sünnib see, kui sa sellest kinni haarad ja Jumal räägib sulle, kinnitab seda teiste kaudu, mis ta on sulle öelnud, sest ta alati kinnitab oma sõna, alati. Siis selgub, et sa saadki teha asju, mida üldse ei saanud. Ja selgub, et sa võid olla keegi, kes üldse ei ole kunagi unistanud, et sa võiksid olla. Ja see vana kaotab täielikult võimu sinu üle, sest see vana inimene on surnud. Ja kui tuleb vana sõber, ütleb, no tead see, või tuleb saatan ise, ütleb, et no kus sa nüüd, ma tean sind küll ja sa oled see ja see ja see, sa kukkusid seal läbi ja panid siin valesti ja nii edasi. Ja sa ütled, jah, see kõik on õige, aga see kõik on Jeesuse vere all. Ja see inimene on surnud, eks ole. Ja sul ei ole selle alusel minu üle õigust. Ja sa saad minna edasi, saad minna lendu, saad tõusta nendele kõrgustele, kus Jumal on siin määranud tõusnud.